Nii, anname minna. Las käia. Okei. Ma pean olema hoidma väga madalat profiili, sellepärast, et jumal teab, kes mu peale jahti veel peab. Kole pole surra, aga kole on, kui see surm näidatakse mingise haiglase maniaki surmana, mida ma ka kindlasti ei ole. Täna on harukordne võimalus. Kanal 2 vaatajate ette astub Märt Ringmaa. Täna oleme olukorras, kus sa oled keeldunud andmast intervjuud Pealtnägijale, sa oled keeldunud andmast intervjuud TV3-le. Ma ei ole pööranud tähelepanu sellele, ma ei soovi nendega rääkida. Miks see nii on? Miks sa ajakirjandust nii hirmsasti väldid? Mul on väga kurvad kogemused, sest ajakirjanik, kes teeb minuga, tähendab minuga, lisas sinna juurde mind kompromiteerivad, laimavad faktid ja ütles, et see on tehtud toimetaja poolt, et tema ei puutu sellesse. Ja. Aga ometigi Eesti rahva teadvuses seostatakse sind selle kohtuprotsessi ja hulga plahvatustega. Kuidas see niimoodi juhtus? See on raske küsimus ja ma ei oska sellele vastata, sellepärast, et ma olen alati iga ülekuulamist alustanud ühe lausega. Minul ei ole mitte mingisugust puutumust toimunud plahvatustega, hiljem ka plahvatuste katsetega, mis sinna juurde liideti ja ma ei tea mitte kedagi kahtlustada nende toimepanemises. Sa oled sündinud, Märt, 1938, ja. Eelmise vabariigi ajal. Ja. Kas sa mäletad ka sellest eelmisest vabariigist midagi või olid nii väike, et ei midagi? Ma mäletan sõja alguskuid. Minu mälestused algavad, kui sakslased vallutasid Tallinna. Mina olin kuskil keldris varjul, keldri lähedal plahvatas ilmselt mingi suure kaliibriline suurtüki mürsk ja keldri aknad lendasid eest ära ja see on mu kõige esimene mälestus. See pidi olema augustis 1941. Hästi mäletama Tallinna pommitamist 9. märtsil 1944. Lapsel ei ole hirmu. Tal ei ole niisugust hirmu nagu tema vanematel on, et näed, et poiss, ma jooksusin kuskil, läheb tänavale midagi taolist. Linn oli leekides. Linn oli leekides, aga meie saime välja linnast enne, kui algas esimese rünnakulaine. Sellepärast, et Nõukogude okupatsiooniga kaasnesid kohe, ma olin siis maal, elasin ja sellega kaasnesid kõik röövimise, tapmiste, vägistamiste täiesti lainetena taluasus, kus see oli minu vanemate renditalu olid rendile andnud, seal rööviti, pandi inimesed ritta, käed üleval, võeti moosipurgid, maisti, pilluti puruks. Õnneks olid seal ainult vanemad naised, vägistamist nende kallal toime ei pandud, sõideti edasi. 49 oli päris julm küüditamine, sellepärast, et ma olin siis, mu vanemad olid surnud, ma elasin tädi juures ja tädi sai varem teada juba sellest, et rongid tulid, pojad olid raudteelased ja tädi võttis asja väga tõsiselt. Oli inimesi, kes ütles, ega enam küüditamist ei tule või midagi taolist. Ja see oli vist minu meelest 25. märts, meil oli kooli vaheaeg, elasin Pääskülas. Ja tädi siis andis mulle esimese ülesande, et näed, võta see kiri ja mine proua Kopli juurde. See oli meist mõned 100 meetrid eemal elav vanem naisterahvas, Eesti Vabariigi ohvitseri Lesk ja tal olid tütred seal, minust suuremad juba niisugused keskkooliealised ja viisin sinna selle, see taipas kohe, milles asi, kiiresti asus asju pakkima, see oli hilised, varased õhtutunnid, ütleme.
ja siis nad lahkusid. Pärast seda, mõne päeva pärast, siis tädi ütles, nüüd lähme Pääsküla jaama juurde ja Pääsküla jaamast mõnisada meetrit oli üks trahvuputka ja seal juures siis inimesed jaamas, nad ei saanud välja visata kirju ja siis me käisime kuni vist Nõmmeni Pääsküla lähedalt, korjasime need kirjad ülesse. Kirjadel oli ümbrik ei olnud, aga aadressid olid peal, panime ümbrikutesse ja saatsime minema. Siis see oli Läänemaalt tulev küüditatud ešelon. Läbi me neid ei lugenud, aga seda oleks võinud ju teha sel ajal. Oleks näinud seda tragöödiat siis, Eesti rahva tragöödiat. Midagi meeldivad mul sellest nõukogude ajast, algusperioodist ei jäänud meelde. Sellepärast, et ma mäletan, autod sõitsid, ma elasin Põllu tänaval, auto sõidab öösel, niisugune umbes nagu vangiauto, niisugune kabiiniga, järsku peatub kuskil, kõigil südamed jäävad seisma, ma olin laps, mul ei olnud seda täpselt ei tajunud. Järgmine hommik siis, auto läks tunni aja pärast võib-olla edasi ja siis järgmine hommik kõik vaatasid, jah, uks on kinni pitseeritud ja inimesi ei ole enam. Kuigi ma olin 10-aastane, oli see mulle väga valus ja õpetas mind. Ja Eesti rahvas oli palju tugevam sel ajal. See rahva murdumine toimus seal kuskil vist kuskil 70-ndate paiku või siis, kui avastati, et eestlane on arg, et teda tuleb hirmutada, peksa anda ja läks kõigi julmemate asjadeni, kaasa arvatud anaalne suguühe. Toho tonti. Oli siukesi juhtumeid ja kahjuks, mina neid ei ole näinud, aga kes mul on rääkinud, ütlesid, et seda eriti soodustas, et üksmeel puudus eestlaste hulgas. Asusid õppima? Jah. Kuhu? Ma astusin, aasta peale sõjaväest vabanemist astusin Polütehnilisse instituuti. Ja enne seda oli sul juba haridus olemas, elektriku eriala polütehnikumist? Polütehnikumist tol ajal, jah. Miks just see eriala? Ma ei tea, ma pärast tagantjärel mõtlesin, et oleks võinud mingi raadio või televisiooni võtta, kus oli altuurat, aga eks siis ilmselt vanem sugupõlv ütles, et näed, et korstnad tossavad ja tööstuselekter, see on väga vajalik ja saad head palka ja ma oleks tahtnud midagi muud, jah. Ja sa, Märt, olid kooli ajal selline hästi rahvuslikult meelestatud mees. See on tõsi, sellepärast, et ma olen seda eluaeg olnud. Venelaste silmis ma olen mingisugune nats, sovinist, maru rahvuslane. Aga ma ütlen, et elu on teinud ka siin korrektiive. See, mida ma tol ajal pidasin õigeks, ei ole tänapäeval enam kasutatav. Tol ajal, kui sa tahtsid karjääri, siis sa pidid ikka olema seotud komparteiga ja ma ei seadnud seda üldse endale mingiks eesmärgiks, sellepärast, et mind see ei huvitanud. Mingi partei piletiga leivakaardiks või kuidas see nimetati, oleks võinud tõusta ministeeriumisse või kuskile, mul oli seal tuttavaid, aga ma läksin isegi väga lihtsale tööle insenerina seadistamisvalitsusse, aga seal töö oli loominguline, nii et see oli väga huvitav. Ma abiellusin 1967. aastal. Ja kuidas abielu kogemus oli? Tore. Tore teeks veel. Kui keegi võtaks, teeks veel. Või et tore oli, aga aitab küll. Kuidas pidi? Nojah, ega seal
ma ütlen, ma sattusin väga toreda naisega kokku, kellega ma abiellusin, tema oli peda lõpetanud, hiljem Moskvas aspirantuuris õppinud ja aga isiklikes suhetes tekkis sellised probleemid, millest ma rääkida ei taha. Mis aastanumber see oli, kui sa esimest korda vangi sattusid ja mille eest? 1979. Ja täpselt nagu nüüd oli see süüdimõistmine lavastus. Sellepärast, et sel ööl, kui asi oli natuke keerulisem. Nõukogude politsei ei olnud sellel miilits, Siseministeerium ei saanud hakkama seifi vargustega Eesti NSV-s. Ja meile taheti inkrimineerida, mul oli sõber, 29 vargusjuhtumit. Need olid suured vargusjuhtumid, seifidest raha viidud. Ja siis advokaat, kes seda rääkis, kuidas nad läksid sinna prokuratuuri, terve mikrobuss laeti täis toimikuid ja nemad läksid, marssisid uljalt sinna, need toimikud olid kõik ilmselt pitseeritud ja siis paari tunni pärast tulid sealt välja ja loopisid neid toimikuid nagu mingid, ma ei oska öelda mida, kaltsusid, loopisid sinna tagasi, sest prokuratuuris öeldi, et jah, et siin on tõesti väga hästi näidatud toime pandud kuritegusid, nende materiaalset kahju. Kahju on selline, et selle eest võib, peab kasutama obligatoorset kõrgemat karistusmäära. See oli valemiga, arvestati välja, aga seal ei ole mingisugusest seoseid, et need oleks toime pandud Hendrik Lori ja Märt Ringma poolt. Nii kirjeldavad sinu vanglakaaslased 80-ndatest sind. Lojaalne. Vanglas saab olla lojaalne. Kellele lojaalne? Millele lojaalne? Ustav, räägib vähe, teeb palju. Kuidas sellise staatuse vanglas saab? Olid sa lugupeetud? Enda kohta. Ega sind taga ei kiusatud vangi? Ei kiusatud. Ma olin Eestis, ma olin eeluurimise ajal juba viidi mind Venemaale. Pärast olin Venemaale asumisel isegi ja mul ei ole niisugesi patte hinge peal nagu vanglas on kits, rott ja kukk. Ma mäletan, kui ma olin Valges Luiges, see oli Permi oblastis, siis seal oli tavaline, et kuus löödi 3-4 tükki maha ja aga ma ütleks seda, et mitte kedagi ei löödud ilmaasjata. Ja ma üritasin nii-öelda Eesti kollektiivi seal luua ja ma arvan, meil õnnestus see. Mis see aastanumber oli, kui sa vangimajast välja said? 10 aastat hiljem, 89, sest sel ajal oli ainukene Nõukogude amnestia, mis laienes kõikidele vangidele, võeti maha aastaid, see oli kuulus Gorbatšovi amnestia. Ja tänu sellele ma sain 2 aastat varem välja. Muidu ma poleks iialgi saanud seda. Ja tulid kohe Eestisse? Tulin Eestisse. Ja nägid kõike seda laulvat revolutsiooni, sellele järgnevat? Ma olin natuke kauem Venemaal, aga jah, ma nägin seda. Kuidas sa sellele kaasa elasid? Rõõm oli suur? Rõõm oli ülisuur mul ja ma mõtlesin, et kas tõesti saab ilma relvadeta vabaduse kätte. See tundus uskumatuna. Ja ma väga sügavalt austan. Veendunud, et ma veendunud, et nüüd tuleb üks suur verevalamine ja nii edasi. Kas sa korjasid ka relvi
kogusid, valmistusid mingisuguseks võimalikuks Ragnarokiks või sõjaks. Igal õigel Eesti mehel ometigi ju nõukaajal vähemalt roostes jahipüss oli ahju. Olid paremad asjad muidugi õigetel meestel, aga mina sellel teemal ei räägi. Teeme nii, et praegu pööratakse ju kõiki minu vastu. Ma valisin kõige lihtsama töö, kus ma olin 24 tundi tööl ja 72 tundi vaba ja ma teenisin seal rohkem, kui ma oleks teeninud kuskil ükskõik misuguses inseneri või sellisel kohal. Tõesti piinlik lugu. Aga see tuli mitte selle tõttu, et ma oleks tahtnud seda raha pensioniametist riisuda, vaid ma tahtsin minna ühele riigi töökohale. See oli väga niisugune hea töökoht, Vene ajal altkäemaks oli raske kuritegu, seal võeti seda, ma ei nimeta seda kohta. Ja seal ma põrusin läbi väga lihtsa asjaga inglise keele oskusega. Mu inglise keel oli täiesti roostes ja astus sisse üks härrasmees ja ütles, et alustas minuga vestlust inglise keeles. Aru ma sain, aga lauset teesida ei oska. Ja siis tähendab see, aga enne seda minu koolivend, kes oli seal väga kõrgel kohal Tehnikumiste instituudist, mõlemis oli koolivend, ütles, et su tööraamatus on auk sees, et sinna asutusse sa minna ei saa. Et täida see 10 aastat, mis sa seal on ja ma tegin endale kolhoosniku tööraamatu. Oli ka niisugune tööraamat tulemas. Ja pärast, kui tuli pensioniaeg kätte, panin selle kolhoosniku tööraamatu ka lauale. Ega see ilus tegu ei olnud, tahtsin oma riiki petta ja see õnnestus, tähendab hulk aastaid. Ma hakkasin 2001. aastast juba pensioni saama, 2005. aastal mind arreteeriti ja kõige kurioossem, ma tunnistasin selle kuriteo ülesse. On see, et see kuritegu oli aegunud. Magusasõltlane? Jah, kahjuks. Jumal, see on ju hea. Kahjuks, jah. Teised on suitsu, viina, narkotsi ja mul on magustoit. Sina viina ei joo? Väga vähe. Suitsu? Üldse, mitte. Narkotsi? Vangimajas ju ometi kõik ümberringi süstisid, tõmbasid, mida iga või kuidas seda kõige seal? No, mul ei olnud ei sõjaväes, ei vangimajas. Mul ei istunud suits. Ma pole ühtegi sigareti lõpuni suitsetanud. Ja käidi välja selline arv. Kuidas sa tunned ennast, kui sinu nimi seostatakse selliste numbritega? Väga halvasti. Väga halvasti. Sest see on täielik vale, laim. Minul ei ole mitte ühegi plahvatusega, mitte mingisugust puutumust. Kõigis olen ma õigeks mõistetud üheselt. Aga sinu hariduse käigu järgi vaadates jääb küll mulje, et sinusugune mees võiks teada pommidest küll ja veel. Jumal. Koolis õppinud ju. Vaat sellega saabki haritlasi kinni panna, et kuulge füüsikat tunnete, keemiat tunnete, elektroonikat tunnete. Ei saa panna sinna, eks ole, sellist meest, kes ainult labidaga töötab. Vaata, küsimuse, mida sa mulle esitasid, see küsimus on väga raske minu jaoks. Ja minu kohtuotsuses on üks niisugune lõik. Et mina kahtlustan ühte vene meest, kellele ma müüsin seda automaatikat räni. Ja ma ei ole seda kunagi öelnud, sellepärast, et mul ei ole mingid alust teda kahtlustada. Täiesti tavaline tiblam. Eks ole, ja tuli ja ostis minu käest ja ma ei oska teda kahtlustada. Ja mul ei ole kedagi teist ka, keda ma kahtlustaks. Minu tutvusringkonnas või inimeste hulgas, keda ma tunnen, ta on võib-olla väga tobedalt esitatud see süüdistus. Mingisugune, mingi maniak või niisuguse inimesi ei ole olemas üldse minu arvates.
igasugused niisugused killeri ja õhkija tööd on kallid ja keegi ei hakka seda ilma rahata tegema. See on, ma tunnen Venemaalt seda asja rohkem. Eestis seda peaaegu ei olnud. Kuskilt pidid ju politseinikud selle mõtte ometigi oma pähe saama, et kusagil on üks pensionär Märt Ringmaa, kellel on tükk aiamaad, kes mässab seal väetisega. Superfosfaat vist on see, millest pauku saab teha koos alumiiniumi. Ei, ta päris superfosfaat ei ole, ta on nitraat. Ammooniumnitraat. Ammooniumnitraat, no vot. Aga leidus üks inimene, kes kindlasti andis minu peale seda, koputas. Ega mis valu tal seda teha oli? No valu oli suur tal, sellepärast, et tal oli patt hinge peal. Ta oli minu järel varastanud ja minu perekonna reliikvia. Ja tema siis mõtles ilusad lood välja seal, kus ma olin laserrelvadest tulistanud ja käsigranaadiga ringi jalutanud ja kuulge, kohtunik tuli, ta ei vaadanud minu poole ühegi silmaga, need kaasistujad ja nii pool. Kas te saite aru? Ma ütlesin, jah, sain aru, et see on ettekavatsetud justiitsroim. See ilmus kõigis ajalehtedesse pealkirjadena. Ja kui ma loen, kui õelad on need inimesed sotsiaalmeedias, vana pätt, mis ma sulle teinud olen? Võib-olla on kahju rõõm, et mul läheb sitast ega veel meile süsteemi. No Märt, sa oled põhjalik mees ja igatahes ma soovin sulle edu ja jõudu sinu võitluses selle nimel, et oma nimi puhtaks pesta. Jah, ega ma muud ei saagi siin saavutada.